Viimastel aastatel piima madala kokkuostuhinna tõttu lüpsikarju vähendanud farmerid tõid esmaspäeval oma hingevalu Toompea lossi platsile, kuhu reastati 10 000 piimapudelit, millest igaüks sümboliseeris madala kokkuostuhinna tõttu enneaegselt tapamajja viidud veist. Vaadates seda 10 000 pudelit siis ja mõeldes, et selle iga pudeli taga on lehm, väga nukker tunne on. Ja arvestades sellega, et kui keskmiselt 100 või 10 lehma kohta on üks töötaja, ehk siin on peaaegu 1000 töökohta, mis on maalt kadunud, see on väga-väga kurb. Talunikud täitsid 101 Poola päritolu piimapakiga Trooja lehma ning tirisid selle Riigikogu värava ette, näitamaks suvepuhkuselt naasnud poliitikutele, et piiritagused piimatootjad võivad Eesti farmerite nõrkushetke ära kasutades siin positsiooni hõivata ning kohaliku tootja vaeslapse ossa jätta. Nagu need piimad me ostsime Maxima poest, on see piim juba tagasi Eesti lettidel ja teda jõuab siia tulevikus veel rohkem. Selles mõttes ma arvan, et see on teie valik, et meie oleme sellest heast tahtest teile siia toonud, aga kas ta sealt väravast sisse läheb, ma ei oska seda öelda, et see on selline kingitus. Aga üldiselt meile kõigile on kingitus see aktsioon, mis me siin täna oleme korraldanud, see märkamine, et usun, et kui me kõik märkame rohkem, mis on juhtunud, siis me võib-olla suudame ka paremini mõelda, mis on juhtumas ja see on kindlasti hästi oluline. Nii et ma soovin kõigile märkamist ja sööge ikka Eesti toitu ja midagi öelda ei olegi. Mis päästaks Eesti piimanduse? Mis päästaks Eesti piimanduse? Ma arvan, et see saab olla, kui tootja, tarbija, tööstus, valitsus, kõik istuksid ühe laua taha ja mõtleks, mis on meie prioriteedid. Kas põllumajandus oma sektoritega, piima, liha ja teraviljaga on meie prioriteet? Kas kui kaua saab ühe riigi tootja hakkama, kui ta on ebavõrdses konkurentsis teiste riikidega? Kui aasta jooksul on Lätis vähenenud kari 2,7% ja Eestis 10%, me oleme kõik võrdses olukorras, et meie kõigi piimahind on langenud, siis seda kohta tuleb nagu tõsiselt mõelda, miks on meil 10% ja Lätis 2%. Kes selle laua ümber praegu puudu on? Selle laua ümbert on puudu valitsus. Kui suur on nüüd oht, et Läti ja Leedu piim võtabki Eesti turu üle? Mina isiklikult seda ohtu ei näe ja lihtsalt põhjusel, et tegelikult Eesti maalane armastab Eesti piima, Eesti toodangut, sellepärast, et see on värske, heal pinnasel kasvanud ja hästi töödeldud. Aga mis on mure on ju see, et seda sama piima toodetakse 2 korda rohkem, kui hea eestimaalane suudab ära juua, mis tähendab seda, et me peame olema edukad eksportturgudel ja saama müüa seal väga hea hinnaga. Selle tõttu ma olen ikkagi öelnud, et põllumees peab oma toodangu peremeheks saama ja Maaeluministeerium on kutsunud ellu meetme, kus toetatakse ühistuselise piimatööstuse teket 15 miljoni euroga, et olla edukas ja oma piima peremees. Kas see ei tekita jälle olukorda, nagu kriitikud ütlevad, et see uus tööstus teeb lihtsalt tootmisvõimsust juurde, mida tegelikult on niigi? Mitte miski ei keela tänastel tööstustel tegema koostööd põllumeestega, et tuua uus tehnoloogiline tase. Mitmekümned aastad ei ole väga palju investeeritud Eesti piimatehnoloogiasse ja minu arvates on täna viimane aeg selleks. Probleem on selles, et Eesti tööstust on ajast ja arust. Nad ei ole ajast arust, aga mõningane tehnoloogiline värskapõllu tuleb kasuks. Opositsioon nõuab praegu, et valitsus hakkaks piimatootjatele rohkem raha maksma. Raha ei ole valitsuse käes, raha on tarbija käes. Ja kui toodetakse toodangut, siis tarbija peab selle ühel hetkel olema valmis kinni maksma. Aga tõepoolest, lähtuvalt sellest, et kriis on olnud globaalne, siis me oleme rakendanud erinevaid kriisimeetmeid ka põllumeeste jaoks. Millal tuleb piimatootjate jaoks päike pilve tagant välja? Ütleme niimoodi, et päike juba natuke piilub, sest piima kokkuostu hinnad on tõusmas ja on jõudmas juba 23-25 sendini.
Ministri seisukohta jagab ka Riigikogu maaelukomisjoni esimees Ivari Padar, kelle sõnul tõmbub Eesti piimatootmine küll kokku, kuid ei kao kuhugi. Kas nii suurt kriisi Eesti piimandus on näinud nagu praegu on? On ikka. Selles suhtes on, et kui praegu me räägime siin 2 aastast ja 10 000 lehmast, mis on kokku tõmmatud, siis kui ma olin esimest korda minister 99. aastal, siis 1 aastaga ma mäletan, mul oli 24 000 lehma, mis läks siis likvideerimisele ja üldjuhul läksid nad tapamajja. Et selles suhtes ka ääretult masendavad ja loomulikult on see olukord ka väga tõsi. Ainukene, mis on nagu rõõm, on see, et turul on hakanud hinnad tõusma mõnevõrra, piim hakkab stabiliseeruma ja see, et tänasel olen siin Riigikogu ees ja vaadatakse, mis on nagu Riigikogu ja valitsuse poolsed võimalused, Riigikogu ja valitsuse poolsed võimalused suure probleemi lahenduseks on mul öelda 1/4. See, mis puudutab siis toetusrahade suuremad eraldamist kas riigieelarvest, siis on nagu selle kriisi valguses ikka hästi palju tööd, mis tuleb kasvada põllumeeste endi omavahel ära teha, et ühistegevust sellest tugevamaks teha. Nii et iga kriis on nagu suur õppetund ja see kriis ka. No mis siis päästab Eesti piimanduse? Eesti piimandusega on niimoodi, et oleme ausad. Et me toodame ju täna ikkagi ju ligi 2 korda siseturu vajadust. Selles suhtes, et ärme räägime Eesti piimanduse päästmisest. Eesti piimandus ei kao kuhugi. Et on ääretult keerulised ajad, millest eeltavasti tullakse välja niimoodi, et piimandus kontsentreerub veelgi. Et piimandus läheb veel suurematesse üksustesse, kes siis toodavad, kes on siis fokusseerinud oma tegevuse hästi madalal oma hinnale. Ja teiselt poolt siis piimandus areneb väiksemate farmide puhul kindlasti rohkem ka sellised oma produkti peal, on siis juustud, kohupiimad ja nii edasi. Et ega piimandus kuhugi ei kao, lihtsalt suurtest mure on see, et on 10 000 lehma kadunud ja selle 10 000 lehmaga on kadunud ka üks osa töökohti. Aga iseenesest nagu seda asja rääkida Eestis, et Eestis põllumajandus kuhugi hävib, piimandus või teraviljast või seda, mis rääkida. Ka teravilja puhul on ikkagi niimoodi, et headel aegadel toodame enam kui 2 korda siseturu vajadust. Et nii see on. Opositsiooniline Keskerakond esitas esmaspäeval aga Riigikogu menetlusse eelnõu ettepanekuga maksta eelarvest aastatel 2017 kuni 2020 põllumeestele ülemineku toetust Euroopa Liidu lubatud maksimaalses määras, et aidata keeruline aeg üle elada. Me anname näiteks täna sisse seaduseelnõu, et järgmisel 3 aastal kindlustaks põllumeestele ülemineku toetus on üle 70 miljoni euro. Me täna just kella 3 ajal anname selle eelnõu sisse. Me oleme ka varem andnud, aga alates aastat 2013 Eesti riik ei ole maksnud oma põllumehele täiendavat ülemineku toetust. See on tekitanud turul defitsiidi põllumeeste jaoks ja ei saa konkureerida. Ei ole võimalik ühtegi alas edukas olla, kui see ei ole võrdses konkurentsis. Kui ma vaatad siia platsi peale, siis ausalt öelda väga kurb tunne ja võib-olla isegi nutt tuleb kurklusest. Ma tean, mis on loom, mis on lehm. Kodus on ema ja isa kasvatanud loomi ja millise väärtusega iga loom. Siin on 10 000 puderit, see tähendab 10 000 lehma, keda enam ei ole karjas. See on kurb. See on kurb ka maaelule, see on kogu sellele põllumajandusele, et masendav. Milline on väljapääs? Väljapääs on see, et ikkagi valitsus märkaks ja hakkaks toetama oma tootjad. Et kui me oma tootjaid ei toeta, siis meie tootjad ei saagi hakkama. Me oleme ainuke riik Euroopa Liidus, kes ei maksa põllumeestele ülemineku toetus. Ainuke riik Euroopa Liidus. Ja kui lätlane maksab, siis lätlane elabki selle kriisi aja üle. Viimane statistik, mida täna hommikul lugesin, oli see, et meil on kadunud aastaga 10,7% piimakarjast. Lätis on 2,5%. 4 korda vähem. See ongi see, et riik on toetanud oma tootjat. Ja riik peabki raskel ajal oma tootjale appi tulema ja aitama selle raske aja üle elada. Ja kui tulevad paremad ajad, siis ta võtab see tootja, kes selle raha tagasi. Aga selle jaoks nagu riik ongi, et seda meie põllumees on jäetud vabaturu valdkonda ja ta peab seal üksinda võitlema. Et kui ei ole võrdselt konkurentsi tingimused, sa ei saa hakkama. No varem hiljem sa sellest turust kaotada.
selles mõttes küll teab,